Tere kõigile suurtele ja väikestele vaatajatele. Mina olen Ivo Eesmaa, oma parimates aastates mees. Olen õppinud Rapla keskkoolis ja Tartu Ülikoolis. Juba lapseeas meeldis mulle jälgida, et minust väiksemaid ei teeks lollusi, ei söö mulda. Jälgisin, et väiksematel oleks kõik hästi. Kui ma koolipinki istusin, olid mul hinded alati 5. Õpetajatega sain läbi. Rühmatöödes olin alati juht. 2 + 2 on 4. Ja sel päeval, kui ma koolilauast siis üles tõusin ja töömaailma sukeldusin, mõistsin, et ei ole päris seda, mida ma tahan. Ma tegin erinevaid juhutöid, kaevasin ja plaatisin. Olin isegi saemeister. Kuid nüüd, mil seda kõik olen teinud nii mõnedki aastad, otsustasin täna, et teen oma elus kannapöörde. Ja ma hakkan juhtima. Te küsite, mida? Ma hakkan juhtima saadet. Ja ei, see ei ole nii sama saade. See on saade Hiiumaa suurimast pärlist, meie omadest hiidlastest. Ja no nüüd mõistagi võiks leida kellegi, kes mu saatesse ka tuleb. Vaatame, Hiiumaa ajaks kindlasti keegi räägib midagi. Nii, ploomid müügiks, ei tea, ei ole minu teema. Võrrid õhtul ka ei ole. No mida? Kui see teema minu juurde ei tule, siis tuleb mõistagi minna ise teema juurde. Jah. Mis oli ikka? Asun siis teele. Üle vainude valenda vaur, vahulillede udune voodi. Kallid hiidlased, mul on vaja teie abi, et soetada DJ-pult, et meid Eesti Laulul esindada. Millised ingli hääled? Kes see laulik on? Linnuke? Astu edasi, Ivo. Tunne ennast nagu kodus. Joo, aitäh. Võtame istet. No, võtame. Nonii. Ahah. Ja, nagu ma näen, sul siin ei ole mitte üht kohta, kus ei oleks muusikaga midagi seotud, jah? Ja, nii see on. Ahah. Kaua sa siis muusika tegemisega juba tegelenud oled? Oi, ma ei oskagi kohe öelda, aga kindlasti ikka pikki aastaid. Juba lapsepõlves tegin bändi. Ahah. Vaatame. No vaatame. Istuks hoopis kodus ja arvutiga mängiks, õhtul Kärdla sadamas sõpradega hängiks. Elu oleks lill, ei peaks vaevama oma pead, numbrite ja tähtede ning aastaarvu ka.
no see on ikka uhke värk, Timo. Sa olid see trummipoiss seal, jah? Olin tõesti. Ja nüüd sul siis on käimas uus projekt, eks ole, ma sain aru, kogud raha DJ Puldi jaoks, jah? Jaa, no ma tahan ikka mussi tegemise tõsisemalt pühenduda ja praegu jääbki asi tehnika taha kinni. Ja palju siis sükene imevitinga maksab? Hetkel selline 2000 eurot. Oodata. Ja sina nüüd tahad siis sihukese summa saada ja tiidlaste abiga kokku, jah? Ja tahaks küll. Timo, Eeva, mis sina siin teed? mul on ilge jama. Mul toimub tunni aja pärast Rootsi teemaline pidu ja mul pole isegi selle jaoks Rootsi lugudega playliste valmis tehtud. Kas sa palun saad mind aidata? Ikka saab. Rootsi artistidest peab kindlasti ABBA olema. Jaa, muidugi. Natuke uuema kraami ka. Avicii näiteks. See oleks ju, see mulle meeldib hästi. Aga mida veel? Ma tean. Ta on hästi kuulus Rootsi muusik. Isegi Hiiumaal on esinemas käinud. Sobiks ideaalselt. Kes? Doktor Alban. Käima, Timo. Stop telling people how to run your business. See tõmbab kindlasti peo käima. Muidugi. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap? I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my life, my world. 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 It's my life. Do you understand? I live the way I want to live. Who let the dogs out? 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 Hallo, kuule, koerad leidsid mingid luud teeraja äärest, kui me jalutasime, et äkki tulevad vaatad üle. Ja vaat see on hobuse luustik. Esmases vaatuses umbes 200 aastat vana. Tähendab, et see hobune kappas Rohumaa ringi siis, kui sõitsid ringi auto tasemel vankrid. Anneli, sina leidsid need luud või? Jah, leidsin küll. Kuidas sa siia sattusid üldse? Käisin koertega jalutamas, siis hakkasid kaevama ja leidsid luud ülesse. Ja kus teine koer on? Sul on 2 ju. Teine läks võistlema. Okei. Tere, Jana, Ivo, mina. Te olete siin väljakaevamiste läbi viia, jah? Olen küll, jah. Kuidas siis, millal viimati üldse meil Hiiumaal väljakaevamised toimusid ka? Minu teada pole viimasel Hiiumaal ühtegi väljakaevamist olnud. Okei. Ja kuidas sihukene leid siis võib mõjutada meie arusaama ajaloost, Eesti või lausa maailma ajaloost? Ma sügavalt kahtlen selles, aga lisaks
hobuseluustikule on siin veel muud põnevat erinevatest saastustest. Nagu näiteks, siin on vähemalt 20-aastane mänguasi. Pole väga aru saada, millega tegu on, aga küll me selle välja uurime. No minu amatööripilt ütleb, et see on potsataja. Vale puha, ei ole mingi potsataja. See on ju Minion. Ene Tisler teie teenistuses. No see on küll nüüd ootamatu. Nojah, tohib, ma vaatan lähemalt. Ja, nii, ja. Ja, ei, ma võin täie meelekindlusega öelda, et see ongi, mu sõbrad, Minion. Aplausi palun, ja. Kuidas teie enne särane Minionide ekspert olete? Vot tead, mul on nagu juba varasest ajast kõik see inglise keel ja kultuur ja kõik selline huvi pakkunud, eks ju. Ja no Minionid on ju from the United States ikkagi. Nii et see ka. Ja nad on ju nii naljakad. No vaata, no kuidas, no nii nonnu, no. On. Ja noh, kuidas nüüd siis on su emotsioon, et enne siukse kiirmenetluse käigus siis pani kohe paika, et tegemist on Minioniga, jah. Ma olen ausalt öeldes pahviks löödud. Ma tunnen, et minu ene vahel võib väga hea koostöö tekkida. Mina olen ka täiesti nõus, ma võin vabalt tulla teile Inglise ja USA asjade eksperdiks. See on igati meeldiv. Aga daamid, selleks, et minu luud nii kangeks ei jää nagu siin mullas, siis ma lähen teie siit meeldivast seltskonnast natuke massaaži, natuke lasen mudida, tead. Ja, me lähme ka oma asju tegema nüüd. Namaste, Anni. Jaa, tere. Kuule, tead, ma olen alati mõtlenud, et kuidas sul endal selle investeerimisega läheb muidu? Ma arvan ise ka, et tänapäeval peab kõik oma raha ära poigutama, et inflatsioon seda ometigi ära ei sööks. Börsihindadega peab ikka kogu aeg kursis olema. Namaste, Anni. Kuidas sa krüptosse suhtud? Namaste, Anni. Ja ma arvan ka, et see on ikka tegelikult päris riski business. Ma pigem keskenduks ikkagi aktsiatele. Mul endal on need Tallinna Sadama omad. Eelmine aasta teenisin täiega hästi. Just sealt oligi kange. Peaks tegelema sellega, et leiaks mõne hea ettevõtte, kuhu raha paigutada. Tead, ma Tallinna maratoni ajal kaotasin ühe mega hea diili. Aga tead mind küll, positiivsus viib ikkagi sihile ju. Et ma hakkasin kiiremini jooksmas käima ja siis nagu rohkem trenni tegema. Aga mis ma ikka lobisen, ma scrollin edasi. Mariks sport. Kas praegused spordiriided ei paku sulle piisavalt mugavust või rahuldust? Ille? Mina olen ettevõtja Maris Nõmmik-Kärtner ja mina lahendan kõik teie mured. Tartu ise jooksvad on minevik ning mina, Mariks Sport, pakun teile uut lahendust. Et jõuda laiemale turule, vajame investoreid. Nagu juures olevalt pildilt näha, on meie riided testitud tippsportlaste poolt, nagu meie oma Mati Kiiver. Meil on vaja investoreid ruttu, nii et esimesele on meil eriti hea pakkumine. Nagu näiteks esimesele investorile on eluaegne soodukas meie spordiriietelt.
võta meiega ühendust. Helista. 54 54 10 10. Mariks Sport. Ei ole võimalik. Mariks Sport. Ja esimene investor saab eluaegse soodustuse. Saad sa aru? Eluaegse. Ma pean jooksma. Ma lähen nüüd kohe jooksuga. Anna mulle see mantel ja sa võta see. Namaste, Anni. Miks te mul ees olete? Ma pean kohe minema lepingut allkirjastama. Lepingut! Oota nüüd. Oota. Oota. Sport mode activated. Oota, mul on kohvi vaja. Palun valige soovitud toode. Palun sisestage oma krediitkaart. Palun oodake kinnitust. Valmis sai. Lähme edasi. Rohkem naeratust, Mati. Regina, tulete siit korka, palun. Ma tahan investeerida! Oota, Anni, Teeme oota nüüd. pausi. Kuidas saan aidata? Ma tahan kohe teie ettevõttesse investeerida, kus on leping. Päriselt? Ja päriselt, muidugi. Aeto leping. No, nagu näha, siis investeerimisega kaasneb ka paar kohustust. Mulle sobib kõik. Kui te investeerite, siis peate finantseerima igat ettevõtte ärireisi. Ja sobib küll, kuhu ma allkirja panen. Ja firma nõunik Milvi käib ka reisidel kaasas. Ja ei, sobib. Teeme ära. Paneme siis allkirja siia. Ma tahaks nüüd neid naiste spordisärke näha, palun. Tüdrukud! Supermaterjalid, mis kuivavad hetkega ja venivad igas suunas. And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. Imeline disain. In my dream ja suurused kuni 2XL-ine. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and Mina ütlen, et seda ilusat koostöö algust tuleks küll tähistama minna. Kuidas on tunne, Anni? Suurepärane, parem kui maratoni võit. Maris, kas läheb business käima? Muidugi, esimene ärireis on Lõuna-Koreasse. Meil on juba koostööpartner välja valitud. No sealt need miljonid tulema hakkavad. Lähme juba peole. Ja teie, armsad vaatajad, saate nüüd oma miljoneid minna kohvikusse kulutama. Seal on head paremat kõigile. Näeme umbes poole tunni pärast siin samas saalis.
see tundub küll põnev, see on küll põnev ja. Oi, ma tänan. Olen pika töö tulemusena lõpuks valmis saanud oma debüütteose Minu keel. Ma sooviksin kohe tänada neid, tänu kellele see teoks sai. Aitäh Epp Petroonia kirjastusele, minu sõpradele ja loomulikult Eesti kirjanduse suurkujudele. Näiteks Tammsaare, Under, Liiv. Ilma nende loominguta ei oleks ka mina looma hakanud. Selle ahjusooja raamatu eesmärk on viia teid rändama läbi imelise keelte maailma. Olen koondanud siia oma kogemusi muidugi eesti, soome ja hiiu keelega. Kuid tibake saab lugeda ka saksa, vene ja inglise keele kohta. Ehkki ma ise ju inglise keelt ei oskagi, siis seda ma võin teile öelda, et vääri küüdpuuki ees. Ja täna on kõigile raamat 25% soodsam. Kui olete huvitatud, siis raamatuekspert Helle aitab teid. Tere, Tiiu! Ivo mina. Väntan siin hiidlastest ja nende tegemistest saadet. Oleksid sa nõus paarile küsimusele vastama? Issand, kohe nii või? Ja, kui te oleksite nüüd kena, vaataksite kaamerasse ja mina küsin paar küsimust, jah? Nii, tere. Oleme siis leidnud siit Kärdlast Tiiu, kes antis just välja oma uue raamatu. Tiiu, kuidas tunne on? Hauska tutusta. Oi, ma olen nii närvis, et soome keel hakkab välja lööma. Pole midagi. Ma saan aru, te olete eesti keele filoloog. Eks ta ole nii, jah? Pole ilusamat asja kui eesti keel. Ei, ega ta ei ole, jah. Teil just täitus unistus, andsite välja raamatu, jah? Kas teil on veel mingeid unistusi? Unistusi? No ma arvan, et minu elu teeks täiuslikuks see, kui minu sünnipäev oleks 14. märtsil. Miks just siis? Siis on ju Kristjani sünnipäev. Võrkpallur Kabanini või? Ei, ikka Kristjan Jaak Petersoni ehk emakeelepäev. Jaa, seda, ja õige. On küll. Oi, minu telefon heliseb. Jaa, Tiiu kuuleb. Tõesti? Osa poissi. Muidugi ma tulen. No need olid küll rõõmusõnumid. Jaa, osalesin internetiloosis ja võitsin kohtumise filmi Juhan Liivi ehk Pääruööga. Ma pean kohe minema hakkama. No ja küll, Tiiu. Kui Tiiul praegu õnnestus loosiga võita, siis täna on kolmapäev, lotopäev. Mis kellani lotot osta saab, vaatame. Oi, küll see Tiiu on kiire tüdruk oma rattaga. Juba postitus. No Tiiu. Oi. No ja küll. Oi. No ma lähen ostan ikkagi selle loto ära, ehk veab ka. Takmış koluna evin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güne rezil olduk.
kuula, see on palju parem. Ma looklen kui jõgisängi me ei saa nii. Puusad ei lähe tööle selle peale, saad sa aru? Ja vaata, kui me tahame teha seda võimlejate ja kõhutantsijate ühisetendust, siis me peame saama mingi loo, mis sobib mõlemale. Aga tead, Ene... Halloo! Miks te Eestimaal võõramaiseid tantse tantsite? Rahvatants on ikka see õige. No Tõnu, kus seaduses on kirjas, et me ei tohi võõramaiseid tantse tantsida? Kindlasti on. Tahad, ma printin välja sulle selle põhiseaduse. Ainult siis, kui sa šeriifidega fonti kasutad. Aga teate, ta ju ei saa. Ta ei saa, meil on printer jälle katki. Jälle on katki, jah. Aga tead, Tõnu, Sirje paneb muusika käima ja ma näitan sulle, kuidas see asi käib. Mis sul vastu panna on? Me ei saa nii, kui me kakleme kogu aeg. Me oleme ikkagi tantsuinimesed. Me peaksime kokku hoidma. No mina siin püüangi kokku hoida, aga Tõnu tuleb alati õiendama ju. Jälle Tõnu. Oeh, ma ei jaksa enam. Te kogu aeg tantsite koos ja teete etendusi, aga mina jään kõrvale. Tead, Tõnu, sa võid alati meiega tantsima tulla, kui sa tahad. Tõesti? Jaa, tule. Lähme. Jah. Lähme tantsupeole, kus on muusika, mis elale teevad. Kuulge, lähme tantsupeole, võtkem sõbrad ka ja tuju läheb jääks. Ei, tegelikult see meid ei huvita, Kaera-Jaan on veres. Pole tähtis, et rütmi ei tunneta, kui ma müts alla, nii ongi parem. Ei oota, et hästi sul läheks topik sees ja valgus on ere. Kui pea võid täna võidukad skoorida tähtis, et jalg oleks kerge, siis hüppake, tantsige, sokad või valside, tunnete hommikul käigud on seal. Kuulge, lähme tantsu peale, kus on muusika, mis elale teeb. Ma võin teil selle printeri ka siis korda teha. Jaa! No küll on tore, et tants ikka inimesi ühendab ja... Mis see on? Mis asi see veel on? See on ju minu oma. Ahah. No jah, siis on mul veel siin. No, hea küll, pärast siukest tantsu, kirge hingetõmme, värskes looduses, tasub ikka ära. Jah küll. Kuule, tahad krõpsu ka? Jaa, aitäh sulle. Mis me selle pakiga teeme? Viskame ära? No, ma ei tea. Ega noh, kedagi siin metsad ikka ei ole ju. Mis sa arvad? Jätame siia. Näe? Las jääd. Vaata üks, milline kena järv. Mul sellised ainult Viljandi maal ongi. Ja, Sirje on mulle rääkinud.
poisid! Kes teil lubas prahti maha visata? Oi, Kersti, sina ka siin. Mis prahti? Siin pole mingit prahti. Ma enne leidsin sealt. Hannes on ju sealt, Viljandist. Täielik mulk. Ta ei saa meie keelest vahepeal üldse aru. Kersti küsis, miks sa prügi maha viskad? Ja mul pole veel kõik sõnad ära õpitud. Tead küll, Hiiu murrak on ju päris raske, aga prügi koha pealt ma nüüd ei oskagi öelda. Noh, kui ei oska, siis peab õppima. Istuge maha. Nii, kui teie viskate looduses oma krõpsupaki maha, siis tuleb üks loom ja sööb selle ära. Nii. Ja siis loom on hästi kurb, sest ta peab mingi plastikut sööma ja tema organism ei suuda seda ära lagundada. Ja siis tuled sina. Sul on ka nälg ja sina sööd looma ära. Alguses on muidugi hea meel, aga pärast on kurb. Kaua see jama kestab, mul põlved ilmus vabast. Ole tasa, Hannes! Sest pärast see kõik on sinu sees ja Oota, kas te kuulsite seda? See pole ilmselt midagi, see on see harilik korvus ehk vares. Ei, see küll mingi lind ei ole. Kuulge, äkki see on see. Hiiumaa karu tuli kah tarka juttu kuulama. Oi, no tere kõigile. Jumal, tulin siia õhku hingama metsa ja jalad sai mättasse kinni. Natust kangutasin ja mis oli ikka, kerge hääl tuli ka. Ja, eks ole. Mida sa hirmuta? Mul oleks peaaegu jooksed maha lennanud. Ei tasu. Hannesel vist lendasidki. Ei tasu mind karta, sõbrad. Mis te teete siin metsa sees? Kersti räägib mingit tähtsat juttu meile. Jah, poisid siin laisad ja lollid ja viskavad prügi maha. Mis prügi? Wow! Näete, mis juhtub? Vabandust, Ivo. Jäid sa terveks? Oi, jumal. Kuulge. No praegu veel jäin, aga kui selle lahendusele, näed, läkski puus. Kui selle lahendusele, kui probleemile praegu lahendust ei leia, siis võib mõni loom sellest täitsa haiget saada. Praegu saate veel andeks. Ja. Mul tegelikult üks hea mõte tuli. Mis oleks, kui paneks prügi kasti? Oot, see on hea mõte. Aigar, kuidas nii tark oled? No teate, ma kunagi natukene kogemata õppisin füüsikat. Mul oli keemiaga sama lugu. Ma olen veel kuulnud, et kui prügi maha ei visata, siis seda loodusest ei leia ka. Nii targad poisid, aga prügi on ikka maas. See on päris mõistlik jutt ja on teil, ma teen siin televisiooni, et on teil veel huvitavaid fakte rahvale jagada. Minul oli selline lugu, et kunagi, kui me vennaga lollusi tegime, siis tal 2 varvast sulasid 1, nii et tal on 4 tükki neid ainult. Ja minu arvates kõige ilusamad naised on blondid matemaatikaõpetajad Käinast. No selge. Aga aitäh teile selle igati väärt info eest, et proovige oma prügirevolutsiooniga siin ühele poole saada ja et rohkem prügi maas ei oleks. Tõesti. Ma olen edasi. Jõudu sulle, Ivo. Jah. Räägimist.
ja Anneli, ma arvan, et need toonid sobivad ideaalselt päikseloojangu kujutamiseks. No seda minagi, Sulev. Kas sa teadsid, et tegelikult päikest peaks kujutama ideaalse ringina? Tead, kui sa soovid, ma võin isegi selle pindala välja arvutada. Võid küll. Kas seal on keegi? On hea. Tere, kõik on hästi. What? Välismaalane. Meie Hiiumaa põõsas. Kas sa räägid seda inglismaa keelt? No natukene ikka, aga selles mõttes minule kõige tähtsam keel on ikkagi matemaatika keel. Mul tegelikult on siin sõnastik. Hands up! Mis ta räägib? Mis ta räägib? Hands, ma tean seda sõna. Hands up! Käed, me peame käed üles panema. Pikali vist. Kuule, see on täitsa nagu filmis. No natuke hirm. Väl peab olema. Mis siin sünnib? Hands up! Oh, I come in peace. No money, money, no problem. I have money. Oh. Mis asi see oli? Ta oli vist spioon. Aha. Jah, Inglismaalt vist. Jah, et meie siin vaatasime meie maali on ju ja arutasime selle kohta ja apikene siis me kuulsime siit põõsast mingit häält ja siis... Ja siis ma mõtlesin, et kuna ta räägib inglise keelt, siis ma võtan siit sõnastikku, aga ta vist arvas, et ma võtan midagi muud. Jah, ja siis hakkas meid ähvardama ja siia maha me nüüd sattusime. Ossaraks. Aha, Hiiumaal action käib. See mul saatesse väga hea teema. Ja. Aha. Siin on midagi kirjas. No nii. Secret mission. Ma tean seda, see on salajane missioon. Agent Käti. Aha. Ühesõnaga, teie spiooni nimi on Käti, jah? Milline ilus tüdruku nimi. Ilus tüdruku nimi on küll ja ebamaini ilu nimi. Nimi on ilus, jah. Mis me nüüd teeme, lähme politseisse? Ärme hakka jamama. Elu ongi vahest ebaõiglane. Seda küll. Kuule, aga siit saime praegu väga palju inspiratsiooni. Lähme maalime siis. Lähme maalima, jaa. Sul on täiesti õigus. Aga siis nägemist, Ivo, jah? Nägemist. Olge hoitud. Olge hoitud. Hea küll. Oi jah, ega see saate tegemine ka päris minu teema vast pole. Muudkui tantsija, laula ja karga ja ikka võtab läbi pika peale. Aga samas tahaks ikka midagi siin Hiiumaal teha. Mingi tööots võiks ikka olla. Midagi ma võiksin ikkagi ju juhtida. Ehitajaks päris minna ei taha ja Kokamet ka ei kõneta väga, nii et oleks võid keegi, kes suunaks. Keegi, kes nõustaks. Liia, ma ei tea, meie nõustamises käib viimasel ajal nii vähe inimesi. Ei tea, jah. Kas inimesed oskavad nüüd tänu AI-le kõike ise teha? Oi, tere daamid. Tere, Ivo. Mina olen Ivo, jah. Mul hädasti oleks nõustamist vaja. Võta aga istet. Joo, aitäh. Nii, mis mureks? Proovisin siin teha saadet, midagi juhtida. Aga ei jõua. Võtab ikka läbi ja pole seda jaksu, et saadet juhtida, aga tahaks ikkagi midagi teha. No selge. Sa oled just õigesse kohta tulnud. Võtame tahvli välja, Liia. Oi, see on hästi.
nii, meil on siin mitmeid variante sulle pakkuda. Kõigepealt alustaks siis meie praeguse kõige populaarsema variandiga, milleks on investeerimine. Äkki sa soovid sellel ajal kätt proovida? No, jaa, aga no raha ei ole praegu hästi. Ei ole ja ei tea, ei. Pigem mitte vast. Raha ei ole. Mis siis teha? No raha siis tuleb teenida. Äkki näiteks varbapiltide müümisega? Mul võib küll rohkem varbaid olla kui Aigari vennal, aga ma ei tea. Pediküüri jooksvast. Ka raha napib ja vanakooli meest. Ei ole vist sulle see teema. Netivärki ka võib-olla nii ei tead, ei sobi. Ei, no äkki siis midagi klassikalist. Soome ehitajaks. Ei, seda ma olen ka juba proovinud. Tahan ikka siin saare peal olla. Oma rahvaga. Arusaadav. No, sinu oskuste ja omaduste põhjal ma võin öelda, et sa sobiksid hästi mõne meeskonna juhiks. Aga meil ei ole siin Hiiumaal sükest töökohta üldse pakkuda. Meil on siin ainult mõned probleemid, millega me peame siin tegelema igapäevaselt. Noortel ei ole peale põhikooli lõpetamist mitte midagi siin teha. Nad lähevad mandrile kooli ja need, kes ei lähe, nemad sõidavad võrridega ringi. Vaata, kus on lugu. Jah, neil on lihtsalt nii palju vaba aega. Nii et äkki sa leiad mõned lahendused, et neid probleeme siin meil aidata? Jaa. No okei, ma siis võtan hetke mõtlemiseks. Ma tean Hiiumaale gümnaasiumi. Mida? Aga kus sa õpetajad saad? Kui leidub õppija, leidub ka õpetaja. Mul on sõpru igalt poolt üle maailma. Igaüks on oma ala spetsialist. No, edu sulle siis sellega. Jah, ma otsin ja teen kooli. Vaata, aga me peaks nagu kuidagi reklaamima ennast, et meil tuleks kliente, sest et meil on ka raha vaja. Me ei saa niimoodi enam edasi minna, kui meil raha ei ole. Võib-olla saab, kui me teeme... Odata pieni hetki. Tüdrukud. Meie? Jah. Te oleksite ideaalselt, sobisite mulle kooli psühholoogiks ja nõustajaks. Mida? No, muidugi me tuleme! See on hästi. Mulle rõõmu uudised nii meeldivad. Ja küll. No aga hakkame kohe siis minema. Kohe teeme ära. Lähme. Ma olen otsin teist õpetajad ka ja saame vana koolimaa juures kokku. Teeme seal, puhume kooli elu siis. Ja, me lähme nüüd. Teeme nii, hästi. Jah. Enne suuri tegusi tuleb teha väike foksipeatus. Okei. Oi, Hannes! Mis sa siin nõustamiskeskuses teed? Ma olen tööst ilma, et ma siin keemialaboris juukse piiri minema. Taha tanti! No aga kas sa mulle tööle ei taha tulla kooli? Mul on keemiaõpetajat ilmesti vaja. Tead, võin küll tulla, kui sa nii ilusti küsid. Ja võtaksin su tööle ja sul oli see sõber, mis see teine sõber oli see? Abemega poiss. Aigar. Aigar, ta pidi füüsikas aru saama, jah? Ja, ta... Helistad talle? Võtame tema kohta. Jaa, võtame. See on hästi. Ma otsin siis teised õpetajad ka, et sa tuled mulle tööle ja võta siis Aigar ka. Lähme koolis. Jah, hello Ene, yes. Mul oleks hirmsasti, ma hakkan nüüd kooli tegema ja mul oleks hirmsasti õpetajat vaja, et inglis keelt saaksid tulla tead õpetama mulle lastele. Of course. Ma juba jooksen. Aga saame siis kooli juures kokku, et
paneme siis kooli käima. Nii. Tiiu tüdruk ja nii. Marie Under. Tiiu. Jah. Puhume koolile elu sisse. Muidugi ma tulen. Jaa. Hallo. Jürja. Teras kuuleb, jah. Kuule, ma siin hakkasin kooli juhtima, et oleks saksa keele õpetajat vaja, et Deutschland värki. Oled tulemas. Kooli. Õpetajaks. Muidugi ma tulen. Lüsi, kuule, Kersti. Mul on sabi vaja. Eva. Tõnu. Nii, keda veel? Sulev poiss. Joo. Sulev helistab. Jaa, Sulev kuuleb. Oled praegu Anneliga Salumaaga oled koos, jah? Kuule, nimelt ma hakkasin siin kooli tegema, et saad sa äkki mulle tulla kunstiõpetajaks ja Anneli sobiks hirmus hästi tead sinna matemaatikat andma ja rehkendamist oleks vaja. Ja siis oli teil see ilusa nimega tüdruk oli ka see spioon. Tema vast teeks kuidagi inglise keelt võtt. Kooli lähme? Ja ikka. Me oleme tulemas. Kuule, aga tulge siis, jah. Ma ootan teid ära siin vana koolimaa juures. Paneme koolile elu sisse. Tšau, Mati, kuule. Ja, Anneli. Okei, õpetajad on, aga keegi võiks mul aidata seda süsteemi üleval hoida, jah. Maris, ma saan sellega hakkama, Ivo. Sa saad sellega hakkama. Ivo helistab. Ja, Ivo. Ja, tere, Maris, Ivo mina. Ja. Kuule, ma siin hakkasin kooli looma, et hirmsasti oleks sinna abilisi vaja, et üksi võib-olla juhtimisega läheb natust keeruliseks, et... Oota, ma ei kuule sind hästi, äkki sa kordab, ma olen siin peol, ma tähistan. Ahaa. Et äkki võtad oma asjapulgad ja asjatajad ja tuled mulle abiliseks sinna, et koos on ikka kergem, et... Muidugi tuleme. Ma võtan Aeda kaasa, ma võtan Ille kaasa ja ma võtan Eeviga kaasa. Sul on seda äri ajamisvärki ja saaksid seda õpilastele natukene seletada ja... Super, me tuleme. Детство, ты куда бежишь? Детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Что это? Auto kõik mõlkis. Ai, plastmass puudu. Oi, kõver ka. Jumal küll, mis nüüd saab? Tõs näies, kes mu auto siin kõik ära on rihtinud. Täiesti jama lugu, noh. А я вообще не знаю. Почему? Te ruski keelt haldate? Da, ja. Mul oleks kooli õpetajat vaja. Oleksite nõus tulema? О, давай, школа, я люблю мальчики. Tõstis purjed üles seises fjordis ja särasid veel tuled mustas vees. Üks väike tüdruk mina olen kapten. Kui ratta juurde astus roolimees. See ongi minu koht. Mees roolis linna vastu. Kaua olen ma teinud tööd, aeg on elada
liiga kaua, samad näod, käes on aeg teele asuda. Hoia, hoia mul käest, las see päev annab vastuseid. Leia, leia üles mäed, las näeb kogu maailm meid. Väiksest kuuman maantee, samu plaate kuulame. Lõputult on aega, end ei vaeva asjata. Ei tee suuri plaane, kokku saame, siis sõidame. 7 tuule poole, nende hoolde end jätame. Naera, naera, see päev meelde jääb koos, kui oleme. Naera, naera, see öö läheb mööda, kuid ei unune. Väiksest kuuman maantee, samu plaate kuulame. Lõputult on aega, end ei vaeva asjata. Ei tee suuri plaane, kokku saame, siis sõidame. 7 tuule poole, nende hoolde end jätame. Samu plaate kuulame. Lõputult on aega, end ei vaeva asjata. Hei! See oli Hiiumaa gümnaasiumi 10. lennu jõulugala. Me avaldame suurt tänu Kärdla kultuurimajale ja selle töötajatele, Hiiumaa muuseumile, Hiiumaa muuseumist Jaanika Kuusele, kõikidele lähedastele ja sõpradele, Tiina Kaev, kes aitas meid kostüümidega ja ka muidugi Music Care, kes võimaldas meile siin kõik selle helilise ja valgustuse värgi. Aitäh kõigile, kes tulite. Müts maa teie ees. Kaua, kaua olen ma teinud tööd, aeg on elada. Liiga kaua, samad näod, käes on aeg teele asuda.